Tervist, mina olen Taavi Pertman ja see on Raha Raadio, kus räägime rahast, investeerimisest ja kõigest, mis sellega seotud. Ja täna selline üks üsna populaarne teema, selline üsna tihti ette tulev küsimus. Ehk kui sul on mingi suurem summa ja tahad seda investeerida, kas investeerida see kõik korraga või siis ajutada aja peale ära, et täna natukene, kuu pärast natukene ja nii edasi, kuni näiteks, ma ei tea, aasta või poole aasta peale. Ja see summa, et mis on suur, see on nüüd väga suhteline, et mõne jaoks on 1000 eurot või 5000 eurot suur, teine hakkab seal 100 000, 200 000 juures vaatama, et see on juba suur summa. Et see number nagu ei olegi niivõrd oluline on siis see küsimus, et see summa on sinu jaoks suur. Kui need summad on seal allpool, ütleme siis nii, et kuni 1000 eurot, siis tegelikult isegi kui see kellegi jaoks tundub suur, siis investeerimise kontekstis see ei ole suur summa ja 1000 eurot on praktiliselt iga kord mõistlikum korraga lihtsalt sisse panna, kui et hakata siin ajutama, sest et reeglina võivad siin mängu tulla tehingutasud ja muud sellised probleemid, et see ei anna nagu mingit sellist lisaeelist sellise summa puhul. Aga kui see summa nüüd on siin, ütleme nii, et tuhandetes või kümnetes tuhandetes, siis on siin sisuliselt 2 erinevat vastust. Et kui vaadata niimoodi majanduslikku vaatevinklist, ehk mis oleks nagu majanduslikult kasulikum, siis statistiliselt vaadates suvalisel hetkel oleks mõistlikum kõik summa korraga sisse panna ja ära investeerida. Antud juhul siis räägime näiteks, kõige lihtsam näide on võib-olla see laiapõhjaline indeksfond, eks, et selle puhul siis täna ostad kogu summa eest versus see, et sa ajutad seda ära, siis suvalisel hetkel seda tehes enamus juhtudel oleks kasulikum täna kõik sisse panna. Sest et börsid enamus ajast tõusevad. Ehk siis kui sa hakkad seda ajutama jupi kaupa, siis üsna suur tõenäosus on, et sa saad keskmiselt kallimalt selle asja kätte kui see, et sa täna paned kõik raha sisse. Nüüd on siin teine aga, et tuleks vaadata ka seda psühholoogilist poolt, ehk siis kuna sina oled see, kes investeerib ja neid otsuseid teeb, siis tasuks mõelda ka selle peale, et okei, paned täna kogu selle summa sisse, sinu jaoks on see suur summa, nagu me enne rääkisime, mis tunne oleks, kui homme või nädala pärast on sellest summast järel 50%, ehk siis pool sellest on ära kadunud, sest et börsid kukkusid näiteks kolinal kokku. Et mis tunne see sinu jaoks oleks. Et kui see hakkab reaalselt undehäirima või sa tunned suurt hirmu selle ees, ärevust ja nii edasi või mis iganes muul põhjusel see tundub sulle väga selline ebasoovitav olukord, et ajutiselt niimoodi kukub, siis tasuks mõelda võib-olla selle peale, et ikkagi ajas ka natuke hajutada ja just siis selle teadmisega, et suure tõenäosusega, kui sa seda ajas hajutad, sa ostad mingi aja pärast järjest kallimat seda sama aktsiat, kui sa täna saaksid ja mingil määral sa suure tõenäosusega kaotad siis ka raha sellega, aga seda kulu siis võibki mõelda niimoodi, et see on siis see meelerahu kindlustus, et sa maksad väikest kindlustusmakset, et sa ei peaks kahetsema tagant järgi, kui kõik homme või nädala pärast peakski kokku hukkuma. Et siis saad natukene niimoodi ajutada. Aga ka siin üldiselt ei ole nagu mõtet liiga pikalt või liiga palju seda hajutada, et äärmisel juhul võib-olla aasta peale hajutad ära, kui see summa on ikka väga suur, aga pigem räägiks mingitest kuudest siin, sest et kui sa selle hästi pika aja peale hajutad, siis see tähendab seda, et see sama pika aja jooksul suur osa sinu rahast ei teeni mitte midagi, et kui need börsid jätkavadki ja liiguvadki üles mäge kogu aeg, ja sina iga kuu ostad järjest kallimalt, siis sa pead mitte arvestama sellega, et sul jääb osa tootlust saamata, vaid ka sellega, et kogu see raha lihtsalt istub ja selle väärtus on, või selle tootlus on nagu 0% selle sama perioodi jooksul, eks. Mitte, et sul jääb tootlust saamata, vaid just see sama asi ongi, et sul jääb tootlust saamata ja sa ostad ka kallima hinnaga need aktsiad. Ehk siis selline kahekordne negatiivne mõju võib sellel edasilükkamisel olla. Et ühesõnaga, et kui nagu majanduslikult mõelda, siis tavaliselt on mõistlik kohe investeering ära teha, kui mõelda niimoodi psühholoogilist poolt kah sinna juurde, et kuidas see sind häirida võiks, siis
võib hajutada, kui tunned, et see hakkab häirima. Sest et kõige halvem stsenaarium oleks see, et sa täna ostad kogu summa eest ja homme müüd -50 pealt maha, sest et sa hakkasid kartma ja siis jääd sellest taastumisest ilma. Nüüd üksikute aktsiate puhul, et kui sa võtad mingeid üksikpositsioone kuskil sisse, siis suure tõenäosusega on mõistlikum hajutada natukene ajas ka, sest et seal on seda konkreetset hinda keerulisem ette ennustada, sest olenevalt aktsiast mõnikord nad liiguvad üles, mõnikord alla, et seal ei ole see pikaajaline trend nii selge kui selle indeksi puhul. Aga siiski laias plaanis sõltub jällegi siis hüpoteesist, mis sul on ja nii edasi, et siis läheme nagu natuke keerulisemaks see otsus, et kas peaks nüüd kogu summa praegu sisse panema või siis jupitama, et näiteks kui sul on mingi selline hüpotees, et see üksik aktsia hakkab nüüd nädala pärast rallima, siis sa ei saa 3 kuu peale seda hajutada, aga kui sul on mingi pikaajalisem hüpotees, siis sa saad ka edasi paari kuu peale seda näiteks ära hajutada. Et igaks juhuks siis vaadata, et kas see hüpotees üldse peab paika ja nii edasi. Et võib-olla arvad, et mingil põhjusel hakkavad asjad tõusma ja siis aktsia näitab, et hoopis hakkab langema ja siis ei pane kõike summat vähemalt korraga mängu. Et ühesõnaga, natuke nagu nüanssi on siin, aga see üldine rusikareegel kehtib sisuliselt ka üksikaktsiate puhul, eks. Et kui sa leiad hea aktsia, mis on hea hinnaga, siis suure tõenäosusega ajas selle hind tõuseb. Nii et ei maksa nagu liiga palju seda ajas hajutamist teha, kui sul on võimalik tänase hea hinnaga kätte saada. Et sa ei pruugi seda põhja tabada, peaaegu mitte keegi peaaegu mitte kunagi ei taba, aga kui täna on hea hind, siis võib ju võimalust juba kasutada. Loodan, et said siit natuke mõtteainet ja näeme juba järgmine kord. Tšau!